tere, mina olen Kargustav. Ja täna ma teen midagi väga huvitavat. Nimelt ma joon ennast täis. Ilma alkoholita. Ja ka tegelikult me teeme täna Speed Jammer Challenge'i, mis tähendab seda, et mul on siin arvutis selline lehekülg nimega Speed Jammer, kus mul on kõrvaklapid veel pandud sisse, nii et ma kuulen siit kõrvaklappidest enda hääle kajana. Ehk nagu ma saan ise reguleerida siit, et kui hilja ma kuulen enda häält siit kõrvaklappidest. Kui ma panen kõrvaklapid pähe, ma eriti ei kuule enda häält. Nii et siit nagu arvutis siis kuidagi tuleb mu hääl kajana niimoodi natuke hiljem, mingi paar millisekundit hiljem, nii et ma ei saa reguleerida enda häält, mida ma ütlen. Nii et sest tuleb ainult siuke nagu välja. Nii et see on nagu drunk challenge põhimõtteliselt ja ma oleksin nagu purjus tegelikult midagi joonud, nii et see on väga huvitav. Ma saan 2 kuu pärast 17. Alkoholi saan maista alles mingi 430 päeva pärast. Siin on aega veel, ma ei tahagi maitse seda. Me saame selle Speed Jammeriga sama asja ära ajada. Aga põhimõtteliselt täna ma kavatsen rääkida teile muinasjutu punamütsikesest. Te olete praegu kõik mingi nagu, et Karl, see on nii basic, ma olen 100 korda seda kuulnud vanaema käest. Te ei ole minu suust seda veel kuulnud. Nii et olge praegu valmis cringe'i rünnakuks. Sest seda tuleb siin ikka väga palju. Aga kui teie olete minu armsad cringe'i armastajad vaatajad, siis see on just teile. Aga mis me siin ikka plärame? Ma hakkan teile nüüd jutustama enda versiooni punamütsikesest. Elas kord ühe kauge maa ja mere taga väikeses orus punamütsike. Punamütsike toimetas enda kodus, kuni ta ema tuli ta juurde ja ema oli talle nagu, et punamütsike, su vanaema on haikeks jäänud. Vii talle palun see korvike, mille sees on moos ja kõike head. Punamütsike pikalt mõtles selle peale, aga kuni vanaema oli raskelt haige, siis võttis selle korvida ja läkski vanaema juurde asuma. Punamütsike läks korviga siis metsa poole ja siis ta nägi seal suure aasalilli. Ilusad lilled oli by the way. Siis ta nägi neid lillisse seal ja siis võttis aga ühele ise lille, kolmanda lille ja neljanda lille ja ilus kimpsaiki kokku. Ja siis ta läks edasi, kuni talle vastu tuli hunt. Hunt vaatas teda väga kavavale pilguga ja punamütsike ei kartnud üldse, kuigi ta ei tohtinud rääkida võõrastega. Hunt küsis, et kuhu ta on teel ja punamütsike ütles vanaema juurde, ta on haige. Hunt oli kohe väga elevil ja küsis, et kus su vanaema elab. Punamütsik ütles, et seal kaugel selles majas. Hunt ütles, et davai, ma käin korra ära, tšau paka. Ja punamütsike korjas veel natukese aja pärast. Hunt koputas vanaema ukse peale. Kopp. Vanaema ei tulnud ust lahtavama. Hunt läks ise sisse. Vaat see hunt, see läks vanaema juurde ja sõi ta kohe ära. Ja sõi kohe ära, väga kiiresti ära. Siis tuli hiljem punamütsike järgi. Ja siis punamütsike läks ise ukse juurde. Ole kopp. Keegi lahti ei tulnud avama.
siis punamüüs läks sisse. Ja punamüütsiki läks vanaema voodi juurde. Aga siis ta vaatas kuidagi, et vanaema on näos kuidagi väga imelik ja karvane. Ja siis ta küsis siis, et oi tere vanaema, miks sul on silmad nii suure? Ja vanaema kostis selle peale, et sellepärast, et ma siin paremini näeks. Ja punamütsike küsis, et uuesti, et vanaema, miks sul nii suured käed on? Ja selle peale kostis vanaema, et sellepärast, et ma siin paremini kallistada saaks. Aga vanaema, miks sul nii suur on? No see on sellepärast, ma saaksin paremini ära süüa. Ja siis hunt vanaema sõigi punamütsikese ära. Vanaema oli juba kõhus. Ja siis hundi kõht oli väga täis. Seal oli suur punamütsike ja seal oli ka suur vanaemake ja nad said koos kõhus kokku. Hunt oli voodis, kõht oli suu, tal oli paha olla. Ja siis ka metsa teisel poolt oli kuulnud jahimees, et ka vanaema on haige. Ja siis üks hetk tuli jahimees ukse peale ja koputas kop. Ja siis jahimees läks sisse ja nägi voodis seda hunti. Ta võttis noa ja lõikas hundi kõhu lahti. Ja sealt karkasid ükshaaval punamütsike, vanaema ja kõik lahedad tegelased välja. No ja siis nad olid täiesti elus. Hunt ei olnud hambaid kasutanud. Perekond ilusti tänas seda jahimeest aga hunt, tema oli seal põrandal kõht lahti sõna otseses mõttes. Ja nii siis saigi, et jahimees pani kivisid selle hundi kõhu sisse, jõmbles kõhu kinni ja viskas ta kaevu. Plups. Ja siis perekond pidas ilusti pidu, jõid kohvi, jõid teed ja sõid saiakesi ja ema saadetud moosi ja looleb. See oli kõige hullem muinasjutueales, mida ma olen kunagi lihtsalt teinud. See oli nii hull. Ma väga vabandan, pidin taluma seda. See oli kohutav. Või noh, kuidas teile meeldis? Andke kommentaarides teada. Ja pajutage like nuppu, kui tahate näha veel Speech Jammer Challenge'id. Sest seda oli väga naljakas teha, ma arvan. Aga kui teie tahate mängida purjus inimest sõbrale, siis laadike kindlasti Speech Jammer äpp endale. Sest sellega juhtub nii naljakaid asju. Ma ei saa mitte midagi aru, mida ma rääkisin. Isegi alkoholi pole vaja, et oleks lõbus. See oli juba praegu väga lõbus. 0 promilli. Aga meie näeme tuleviku videotes. Tšau! Aga meie näeme tuleviku videotes.